Kui paikne ei ole, siis minu kodu on siin. Mul on see põhimõtteliselt iga hommikune teema on kõige lihtsam, sa saad kõik oma asjad kätte, on Mercadonas või Lidlis, et ostad selle salat, tuunikala, see on oliivid, salat, porgand, kõik on sees ja mina veel panen lisaoliive ja mina panen veel 2 tuunikala konservi tavaliselt siia sisse lisaks ja see on lõunaks on väga hea või õhtuks. Ja siis, tule vaata siia kirstu sisse ka, et põhimõtteliselt hommikusöök on, kui ma käisin esimest korda Malagas Hispaania koolis nimega Klikk, siis Neftali soovitas Tondi Hispaania klubist, et hommikusöögiks on väga hea gazpacho supp, traditsionaal, siin on kõik asjad sees, kui meie joome külmal ajal Eestis teed, et sooja saada, siis nemad joovad soojal ajal külma gazpacho suppi. Siin on külmpress oliiviõli ja asjad sees. Sumo de naranja con pulpa, see tähendab apelsinimahle viljalihaga, see on väga hea. Enamus söögikohad on ikkagi saast, ütleme otse välja, pead ikka kohti teadma, kus saab. Seda keeduriisi on söödud küll ja küll, nii et kõht valutab pärast. Siin ongi see põhiteema, mind on see elektrivärki ikkagi off-grid jaamad matkaautodele ja väikestele suvilatele nagu Tambetil, kellel ei ole sirakat, saab komponente. Väike lappan teen pakkumisi ja siin ka mõned matkakad ehitanud. Ja mis seal ikka võtad kaasa? Kodus ei õpi midagi. Siin tõmbad ikka seda kuulaja korda plaat peale ja hispaania keelt on vaja, muidu ei saa. Mandariinid. Erinevad neid koolis käinud, siis on kokku ostetud. Garderob siin ja tööriistad seal ja hakkame või leiba sööma vaikselt.